ja saame siis alustada esivedu teise grupi stardiga. Fredi Veeväli siit päris hästi stardib, ees hakkab kiirendab nii palju, et jääb esimeseks ja jääb teiseks ja läheb siis teisena praegu Reio Meksla kolmas ja juhib meil seda sõitu siis teiseks grupiks numbri all 127. Reio Meksla ei sõida siin grupis. Esimesel ringil Jokkeri soovi polegi. Eesotsas päris kindlasti mingisugust olulist vahet tekkinud ei ole. Kalmasele sõitu Jokkerisse kuskides arvutit, siis on tema praegu sellest sõitjatest esimene, kes üldse Jokkeri on läbi. Siis jääb selle sõidu nii-öelda praeguseks punaseks laternaks, kuid Karl Kaselov on juhtimas siis jätkuvalt seda sõitu Ingmar Sade ees ja kolmandaks Veeväli. Ja ilmselt on siis number 71 Pail. Ei, nüüd kõikus nagu tegi siukse eks nüüd kohe peab hakkama siis igasugu asju juhtuma. Nimelt siis Jokkerite osas tuleb ju kõigil need kohustused ära käia. Ei, korra tegi nagu Jürsi, et läheb, aga ei. Ingmar Sade läheb Jokkerisse. Karl Kaselov juhib seda sõitu. Tegi positsioonini Ingmar Sade eks ta muidugi on selles mõttes ka lihtsam, ta teab, et või ta ei tea, aga igal juhul meie teame, et tema ees sõitjal siis Jokker läbi esimesed läheb ka Kurt Aever, nüüd on Ingmar Sade ta tõuseb neljandalt kohalt, kas Karl Kaselov ei saa, aga tuleb Fredi Veeväli ette ja läheb teiseks Fredi Veeväli. Ja Kortalamet siit selle püsimise peale ka nutikas ennast neljandaks.